Mina olen nüüd igatahes valmis, kuidas teistel? Valmis? Let's go! Superluks. Alustame siis täna meie toreda õhtuga. Minu nimi on Sille ja mina olen siis Combat Ready kirjastuse tegevjuht ja projektijuht ja ka siis disainer. Ja täna on minuga koos siin veel mõned toredad Combat Ready liikmed. Näiteks Jaak ja Karin, kes on siis meil tublid Combat Ready instruktorite programmi läbijad, kes siis ka juba vaikselt instruktorina tegutsevad ja õpetavad siis Combat Ready põhimõtteid. Ja siis meil on ka Tanel Jeppinen, kes on rahumeelse vanemluse asutaja ja toimetaja ja nüüd siis aitab meil siis Combat Ready Youthi, mis on siis lastele suunatud tegevus, aitab siis seda juhtida ja käima tõmmata, nii et see, millega tema praegu tegeleb, siis me ka hiljem saame kindlasti natukene rääkida, kuidas see siis meil siin lastega rohkem seotud on. Ehk siis tere kõigile. Täna me oleme kokku tulnud siis selleks, et rääkida sihukesest toredast raamatute sarjast nagu Noore võitleja teekond. Ja kolmas osa tuleb meil juba homme trükimajast meie kätte ja saame juba siis hakata kõigile, kes ootavad ja suured tellimused juba ära teinud on, saame siis kõigile saatma neid välja hakata. Ma kõigepealt räägin hästi natukene siis sellest, kuidas see sari sai alguse, kuidas ta sai ellu kutsutud ja siis läheme juba avatud vestlusesse teiste osalejatega. Noore võitleja teekond on siis tegelikult inglise keeles The Way of the Warrior Kid ja see sai alguse siis Jocko Willinku sulest, kes on Echelon Fronti üks kaasasutajatest, kes on siis ka Combat Ready partner ehk et Combat Ready õpetab erinevaid juhtimispõhimõtteid ettevõtetele ja ka üksikisikutele ja suuremalt jaolt on siis need põhimõtted, mida Combat Ready õpetab, võetud siis üle Echelon Frontilt ja nendega koostöös siis arendatud ja võib-olla ka Eestile natukene kohandatud, näiteks Martin saab siis kaasa noogutada. Ja Jocko siis on juba väga pikalt õpetanud neid juhtimispõhimõtteid ettevõtetele ja täiskasvanud inimestele ja mingi hetk, kui ta sai endale lapsed, siis ta avastas, et ta tahaks neid samu põhimõtteid edasi anda oma lastele, kuid nagu lastele mõistetavas keeles, et lastele sai öelda, et distsipliin võrdub vabadus ja hajutatud juhtimine ja hakka nüüd tegema, onju ja siis ta mõtleski välja, et võiks kirja panna novellisarja, kuidas siis neid erinevaid toredaid põhimõtteid teha lapsele arusaadavaks, mis põhimõtteliselt peegeldavadki seda, kuidas lihtsalt oma harjumusi arendada, kuidas oma suhtumist arendada, mõtteviisi, koostööd teiste lastega või täiskasvanutega ja nii edasi. Ja sellest siis see sari ka alguse sai ja meie oleme siis nüüd ära tõlkinud juba 3 osa või noh, tegelikult on tõlkinud need Martin ära. Martin on siis meie raamatute tõlgetaja, autor ja Anu Rosenit on siis nad toimetanud ja mina siis kokku need küljendanud. Ma arvan, et sellest sissejuhatusest aitab küll, kui kellelgi tekib mingisuguseid küsimusi ja mõtteid siin jooksvalt, siis andke kirja kohe, pange nii Facebookis või Zoomis, kes meil siin liitunud on ja saame siis teiega kohe rääkida. Raamatust siis endast. Raamatu sarja peategelane on 10-aastane Mark, kes siis igas raamatu osas saab 1 aasta vanemaks ja talle tuleb siis igal suvevaheajaks külla tema eriväelasest onu Jaak. Kuna tema vanemad on väga tegusad ja toimekad inimesed, siis neil on väga hea, kui tema onu siis saaks talle suvel tulla appi ja temaga tegeleda. Ja kuna ta on ka eriväelane, siis ta on nagu ka siis Tšokolt võetud selline distsiplineeritud ja süsteemne ja tal on väga head harjumused, seega ta on väga hea inimene, kellelt siis Mark saab õppida
kuidas enda harjumusi arendada, kuidas enda läbisaamist teiste lastega arendada ja nii edasi. Ma ei tahagi liiga pikalt sellest sisust rääkida. Võib-olla siin siis hüppabki meil vahele sisse juba Tanel, kui et rääkida sellest, kuidas neid raamatuid üldse lastega endale ette võtta või mis on olnud sinu mõtted ja kogemused selle osas, kui sa esimest korda neid raamatuid üldse puutusid? sul ei ole mikrofon peal. Meie pere on olnud siis natuke priviligeeritud seisus, kus see asja või just välja tulev raamat on meil juba perel läbi loetud. Et me oleme saanud alati nad enne läbi lugeda. Me oleme üldse perega väga suured raamatulugejad. Meil on 10-aastane tütar, kes loeb praegu 700 leheküljeseid inglise keeles raamatuid, sest eesti keeles teda huvide pakkuvad raamatud on otsa saanud. Ja siis on meil 8-aastane poeg, kes nüüd siis on leidnud ka huvi ise raamatute juurde ja lapsed näevad mind raamatuid lugemas. Ja me tegelikult kasutame neid raamatuid sagedasti sellisteks sügavateks vestlusteks, et see on selline ühisosa, kuna mulle meeldib raamatuid lugeda, lastele meeldib raamatuid lugeda, et siis on selline ühisosa, mis panustab ka minu ja lapse vahelisse suhtesse, kui me saame nendel teemadel vestelda. Ja siis ongi otse kui uus või mingi eraldi dimensioon meie suhtes, et üks teema nagu juures. Ja see ei tähenda, et me nüüd igat raamatut hullult analüüsime, aga ma ütleks, et igas raamatus on potentsiaali arutleda eluoskuste üle, perekondlike väärtushinnangute üle ja nii edasi. Ja minu arvates Noore võitleja teekonna raamatud on hästi head nagu kandidaadid selleks, sest nad on võrdlemisi lihtsad. Nad ongi, lapsed saab neid ise ka vabalt lugeda, on ju, sõnavara poolest ja see storyline on selline, see süžee on selline minu arvates, meie laste jaoks on nad kaasahaaravad, nad alati on hästi investeeritud sellesse, et mis nüüd järgmisena juhtub. Et olgugi, et meie lapsed mõlemad on lugejad, siis meie peres on traditsioon olnud, et neid raamatuid me loeme koos alati. Ja siis me iga peatüki järel, mitte iga kord, mõnikord lihtsalt loeme mitu peatükki järjest, aga sage on ikkagi see, et iga peatüki järel me teemegi siis pausi ja arutleme nende üle. Ja vahepeal, kuna me oleme arutlenud nende üle juba, siis vahepeal on see, et vahepeal peatüki keskel ka siis lapsed hakkavad arutama, aga miks see huvitav niimoodi oli nagu, et huvitav nagu, mis ikka seal toimub, mis need põhjused võiksid olla, et need asjad niimoodi nüüd nagu läksid, on ju. Aga lihtsalt nagu näide, et see ei ole nagu lugemise kontroll, et ma ei küsi lapse käest, kas tal on asjad meelde jäänud või mis iganes, et see on mingi Gestapo, on ju, vaid pigem, et me saamegi arutleda minu jaoks oluliste teemade üle või nende teemade üle, mis võib-olla millega ma 100% ei ole nõustunud või siis lapsed ise nii-öelda protestivad, aga kuule, mina küll ei oleks nõus, kui minu onu oleks niimoodi käitunud või keegi teine oleks käitunud, siis me saamegi teha pausi ja arutleda nendel teemadel, igapäevaelu teemadel, väärtushinnangute teemadel ja nii edasi. Et nagu hästi lihtsad näited, ma ütlen, et nüüd kui 3. osa ilma spoileriteta, aga üks teema, mis seal tuleb, on minu raamatu tutvustuses ka, et on Margi ellu tuleb üks Daniel, kes on paljudes asjades parem kui Mark ise ja siis ja see võib-olla ei istu Margile väga hästi ja siis selle raamatu alguses oligi üks selline küsimus, et okei, kas sul on ka olnud enda ringkonnas sõpru või klassikaaslasi või trennikaaslasi, kelle peale sa oled olnud kade, sest ta on sinust millegipärast või millegi võrra parem, on ju. Või siis, mis tunne oleks sul, kui sul on sõber, kes on sinust kõikides asjades parem. Nagu, mis tunne sul oleks? Ja et tuuagi nagu lapse ellu või meeleväljale teemasid, mida võib-olla igapäevaeludes neid ei tule. Et siis ma tunnengi, et need õppetunnid jõuavadki lapsele sügavuti rohkem, kui ma ei targuta ja ei õpeta, mis paljudele vanematele
kipub olema see vaike režiim, kui tahaks anda mingeid õppetunde edasi, siis hakkad ise moraali lugema ja õpetama ja jagama, kuidas ikkagi päriselt asjad on või kuidas õigesti asjad on. et selle asemel me saamegi raamatut lugeda ja siis raamat otse kui presenteerib meile hästi palju erinevaid võimalusi, mille üle arutleda. ja siis selle asemel, et moraali lugedes ma saangi küsida talt küsimuse, on ju. ja siis ta mõtiskleb selle üle ja võib-olla küsib, mis mina arvan või võib-olla ei küsi. ja kui ma tahan, siis kui ma tunnen, et on õige koht, kus ma saan jagada, mis mina arvan, siis ma jagan, mõnikord ei jaga. et, et see on see viis, kuidas me oleme neid raamatuid kasutanud. minul on väga tore see, põikan korra vahele, et minul lapsi veel ei ole, aga ka täiskasvanuna lugedes neid raamatuid, ma pean ütlema, et ma olen nendest kõikidest 3 raamatust saanud midagi, isegi mitu midagi, mis tuletab mulle endale meelde, kuidas ma enda harjumustega tegelen või kuidas ma mingisugustesse inimestesse suhtun, et selle 3. osaga ka seoses, no spoiler, aga kuna seal on ka vaja tal mingi hetk hakata tiimitööd tegema, siis mina nüüd, olles läinud siis muusikakooli, kus meil on kokku pandud bänd täiesti võõrastest inimestest, kes on ka minu tiim ja meil on seal, mina olen vokalist ja seal on ka üks teine vokalist, siis minu seest tuli ka seal vahepeal välja, et tahaks ikka ainuke vokalist olla, vaata. noh, ikka ego tuleb välja, ego on väga suur teema selles 3. osas ja siis, kui ma lugesin seda Marki lugu, kuidas tema siis seal jujitsu trennis oma õppetunde saab, siis ma mõtlesin, et okei, kui Mark saab selle asjaga hakkama, siis pean mina ka saama, et selles mõttes ma julgustan ka täiskasvanutel vaadata seda raamatut niimoodi, et mida sealt ise saada, mitte ainult lastele või kuidas teie nõustute või ümber lükkate. ja ma kiiresti suskan vahele, et ongi ja seda, kui sul tulevad endal sellised näited meelde, siis see oleks nagu üliäge asi, mida lapsega ka jagada, on ju. et selle asemel, et õpetada ja moraali lugeda, võid siis rääkidagi, okei, näed, mul oli selline olukord, kus tuli täpselt seesama asi nüüd üles, on ju, mis seal raamatus oli ja siis saabki jagada, et ka oma ämbreid, mida sa oled kolistanud või siis ka õppetunde, mida sa oled siis võtnud ja võib-olla hästi siis kasutanud, aga Jaak tahtis ka jagada enne, kui ma vahele segasin. jah, ma pulbitsen seest punaseid rakette veel ei ole, aga ja ma olen Sillega 100% nõus selles osas, et need on tõesti raamatud, mis esiteks on hästi lihtsas keeles on kirjutatud ja räägib siis asjadest, mida me kõik tegelikult teame, et kuidas mingeid asju võiks teha, aga kuidagi see sõnum on nii hästi kokku pandud, et see ka päriselt mõjub. Ja ka minule kui täiskasvanu, kui ma seda lapsega koos loen seda raamatut ja siis räägime sellest, kuidas Mark mingisugustes olukordades reageerib ja mida siis onu Jaak nagu räägib talle, et kuidas mingisugustes olukordades siis toimida. Et siis ma pean hakkama nagu ise ka eeskuju näitama. Et selles suhtes need raamatud töötavad väga hästi. Minu jaoks, ütleme, suurim väärtus, mis ma olen saanud sealt nendest raamatutest on see, et kui on mingisugused olukorrad, kus siis minu poeg Artur, ütleme, ei taha midagi teha või ühesõnaga tuleb mingisugune selline raskem hetk, et siis ma küsin ta käest, aga mida Mark teeks selles olukorras? Ja siis ta natukene mõtleb ja siis on, jah, okei, davai, teeme ära. Et on nagu Mark on saanud siis temale selliseks suureks eeskujuks. Lisaks minule, siis ka minu pojale on temast saanud selline väga hea eeskuju, kuidas siis mingisugustes olukordades käituda või olla. ja see vabalt, ma näen see 8-aastase pojaga on ka sarnased asjad toimunud. Aga näiteks meie 10-aastane tütar, kui tal juba hari punane on ja ma ütlen, kuule, aga mida Mark teeks, siis ta saadab kuu peale minema selle raamatuga kuskile minema. No. Aga siis tulebki jälle vanemana oodata, kuni see temperatuur langeb ja siis saame nendel teemade juurde tagasi tulla, sest need teemad on juba meie meele väljas, ma ei pea uusi teemasid tooma, need on juba siin meil ees, on ju. Et selles mõttes Markist on ikkagi saanud niisugune nagu tegelaskuju, kellele saab viidata, et on justkui nagu ikkagi justkui nagu isik, kes on justkui nagu ka ellu ärganud, kellele saab viidata, et kuidas Mark käituks ja milline tema mõtteviis oleks. Jah, et see on nagu selline ideaalne
noh, kas ideaalne, ütleme väga hea võimalus luua vundament siis enda lapsele iseseisvaks eluks tegelikult. Et nagu need printsiibid ja mõtteterad, mis sealt raamatutest läbi käivad, on nagu nii universaalsed ja olles neid praktiseerinud ja katsetanud enda elus, et need nagu ka päriselt töötavad. Karin tahtis midagi öelda. ja ma mõtlesin, ma põikan seda juurde, et minu üks lastest on siis 8-aastane ja tema on Marki suur fänn. Meie saime selle raamatu eelmisel aastal jõuludeks ja no me neelasime seda koos. Aga et mis see nagu väärtus on seal see, et vahepeal on mingisugused teemad, mida ma tahaks nagu võib-olla oma lastega arutada, aga siis on nii raske nagu seda õiget hetke tabada. Aga kui need tulevad nagu loomulikult sealt raamatust, siis neil just tekibki nagu ise see huvi ja siis ma saangi need elulised asjad nagu selle raamatu toel siis kuidagi avada ja rääkida. Ja mida Tanel jagas, et see oma tütre kohta, et ära hakka rääkima, et siis, et mina olen ka vahepeal proovinud seda, mida Jaak teeb, et ütlen oma pojale ka, et kuule, et noh, et kuidas, noh, mäletad, kuidas Mark seda olukorda lahendas, ta on ju, et jälle ma saan aru, et ma magasin selle õige hetke nagu maha, on ju. Aga näiteks, et mis sõnavara või mis mõtteid ta ikkagi sealt nagu saanud on, ta täitsa üllatab mind nagu mingites hetkedes, näiteks sel suvel ta ütles mulle niimoodi mingis olukorras, et ma olen noor võitleja, ma ei kaota kontrolli, ma olin pahviks löödud. Okei, on ju. Et noh, sellest oli juba tükk aega möödas, kui me seda noh, värskelt ei olnud seda lugenud sellel hetkel, on ju. Aga et mingid asjad neisse niimoodi nagu salvestuvad, nii et me ei aimagi, mis hetkedel need siis seal nagu avanevad või kus ta oma elus neid asju kasutab. See on hea selline hashtag, mida teha, et noore võitleja moment, et kui laps ise demonstreerib oma käitumisega ja oma olekuga mingit sellist asja, kas Jaak, teil on ka mingit sellist momenti olnud, kuhu saaks seda hashtagi külge panna? On ikka. Meil on üks teema on siis füüsiline treening, et igal hommikul ma võtan sellised 14-15 minutit, et teha siis kükid, istesse tõusud ja kätekõverdused ja siis tihtipeale, kui poiss on minu juures, et siis ma ütlen talle, et kas sa tuled teed ka minuga koos trenni. Ja siis vahel on niimoodi, et esimene reaktsioon on see, et ei, ma täna ei taha. Siis läheb 2 minutit mööda. Ei, ma ikka tulen, ma tahan ka tugevaks saada. Nagu Mark seal raamatus tahab tugevaks saada, siis tuleb ja teeb kaasa. Muidugi Mark paneb oma lõuatõmmetega lati ikka väga kõrgele. Paneb küll, jah. Me hankisime ka mingi 2 nädalat tagasi lõuatõmbekangi või toru siia korterisse ja siis meil on poisiga siin üle 1 päeva, üle 2 päeva siis see, et mina pean topelt tegema, mis tema tegi. Aha, palju ta teeb siis? No 5 kangutab ära nagu, ja siis ma värisin oma 10-ndaga seal ja siis ma mõtlengi, et nagu ilmselt ta nagu areneb palju kiiremini kui mina, ma pean, ma ei tea, mingid abivahendid endale hakkama vaatama, et kuidas ma jõuan jaksu ja nii-öelda järge pidada. Pead eratreeneri võtma endale. Sest ma arvan, et ta areneb kiiremini 10 peale, kui mina 20 peale jõuaksin. Aga see on jällegi täiesti tema initsiatiiv. Tema ütles, kuule, meil on vaja lõuatõmbekangi. Mis sa teed see? Ma hakkan lõuga tõmbama. Ja siis kui Tanel, aga kuidas saad nüüd hakka sina ka lõuga tõmbama. Iga päev ma Martin ei jõua lõuga tõmmata. Ma tegin 20 lõuga siin 3 korraga, siis kui me taga kangutasime üle pika aja ja siis ma järgmine päev ma ei oleks jõudnud teha. Ma katsetasin, siis ma ütlesin pojale ka, et võtame rahulikumalt, võtame 1 päeva vabamaks. See on jah, et meil on ka neid hetki vahel, et näiteks Rebekal mul 9-aastane tütar, et tal on nagu ka matemaatika näiteks ei ole alati väga lihtne, et ei tule, ma ei tea, korrutustabel, kui vahel on selge, vahel läheb aeg mööda, jälle ei ole nii selge ja siis on ka, et lihtne küsida, et kuidas saad korrutustabelis paremaks. Ainult, kuidas sa saad, Tanel, 20 lõuatõmme peale. Ainult tehes ja muud ei ole, et see on nii lihtne mõnes mõttes, et see on jah, see raamatu neid põhimõtted, eriti kui ma võrdlen nagu esimest, teist osa ja 3. osa, et mulle väga meeldib, et need probleemid lähevad järjest nagu huvitavamaks ja keerulisemaks natuke. Et sellepärast on nad ka täiskasvanule võib-olla siuksed paremad, et see esimene osa oli ka väga hea, aga ta oli mõnes mõttes need probleemid olid hästi lihtsad, millega tegeleda ja siis
mida järjest nagu edasi, siis nüüd on niimoodi, et ei ole enam, noh, paneb ennast ka nagu mõtlema, et kuidas ma tegelikult olukorras käituksin, et ma arvan, see Choco on jah, ma ei kujuta ette, kui palju ta seda testis enne, kui ta päriselt sellega välja tuli, et meil oli jah, ikka suhteliselt lihtne roll, et ainult tõlkida. aga ta on jah, tundub, et piisavalt hästi teinud oma eeltöö ära ja tõesti seda õiget nagu, õiged nurgad suutnud nagu leida nendes probleemides. noh, kui rääkida sellest nende raamatute sünniloost, siis Choco ju motivatsioon oli see, et lasteraamatuid on ju mustmiljon, aga ta ei leidnud mitte ühtegi sellist head raamatut, kus sa saad õppida enesejuhtimise kohta juba siis nagu madalast east. Ja siis, mis ta tegi, oli see, et ta kirjutas ise need raamatud enda laste jaoks alguses nii-öelda, et see oli nagu tema motivatsioon, et see on väga, väga äge, et ta sellise asja ette võttis. kusjuures ja lisaks esimese 2 raamatu kohta me küsisime ka mingi aeg tagasisideid ja päris mitu inimest vastasid, et nad ei ole sarnast raamatut turul nagu näinud, mille üle neil oligi väga hea meel, et nad saavadki just niisugustel teemadel lastega koos arutada. Karin? Ja lisaks sellele, et see on nagu sisuliselt väga selline põnev ja toetav. On ka selle vorm selline, mis minu poega eelmise aasta talvel, et sul on vaja lihtsalt seda õiget raamatut, et laps hakkaks lugema. Et me alustasime sellest punasest, on ju, ja seal on vahepeal need jutumullid ja asjad. Ja siin, 3 lapsega peres ikka juhtub niimoodi, et lugemine peab korraks pausile jääma ja ma käisin kohe vahepeal väiksemate juures ära, on ju. Ja siis tol hetkel ta oli 7-aastane, ta oskas nagu enam-vähem lugeda, ta sai aru sellest, aga ta ei lugenud veel neid kirjatähti. Ja siis see raamat kuidagi nagu innustas lugema. Ma tulin tagasi, ta ütles juba, et ma lugesin selgitada neid olukordi ja jätta selle raamatuga ja nende jutumullidega korra omapäi. Ja tõesti, et ta nagu innustus niimoodi lugema. Ja nüüd hiljuti, kui ta alustas, me oleme mitu ringi neid raamatuid juba lugenud ja nüüd ta võttis selle teise osa ette ja ta oli just lugenud enne mingit teist raamatut, kus oli ohkab mu kõrval, et seda on nii hea lugeda, et siin on tumedad, suured tähed ja et see on tõesti hea trükiga, et kuidas nagu üks selline 7-8 hindab raamatu trükki, on ju, aga et see tõesti nagu toetab lugemisoskust ka, vähemalt meie pere näitel. See on nii tore tagasiside. Mul tekkis niisugune küsimus, kui ma enne teid kuulasin ja ma päeval ka neid meie tagasisidesid lugesin, siis paar inimest olid kommenteerinud, et neil on tüdrukutega natukene raskem võib-olla neid raamatuid lugeda, sest et enamus tegelased on seal poisid ja ka need suuremad tegelased, täiskasvanud on meessoost, et kas kellelgi on ka siin mingid head sõnad sekka öelda? Kellel on tütred? No meil siin, kes ekraanil on, Martinil ja minul. Ja meil ei ole seda probleemi olnud nagu, et ta ei suudaks nagu samastuda või kuidagi, et okei, jah, et tõesti poiss ja mees, aga Stremol on ka tütar, ma arvan, et nad on samamoodi lugenud, et Saara on nagu väga suur fänn sellel kõigel. Et jah, ega ta tegelikult ei ole ju mitte mingit vahet, kes see tegelane on ja õnneks seal ka neid tüdrukuid nii jiu-jitsus kui ka mujal päris tihti tuuakse nagu välja, et kusjuures kui panete tähele, siis tüdrukud teevad nagu poistele ära seal mitmes asjas ja rõhk on just sellele, et mitte kas sa oled poiss või tüdruk või kui palju sa oled valmistunud nagu, või kui palju sa oled tegelenud, et see jiu-jitsus Noora näiteks nüüd kah selles 3. osas ka jälle ta on tegelikult nendest teistest ka parem või niimoodi oma kaalus, eks ju. Ja samamoodi seal ka nendes lõuatõmmetes ükskõik kus nad teevad, seal alati tuuakse välja, et näe, üks tüdruk tegelikult, kes oli seal kuskil, käib mingis trennis, et ta tegi ka, eks ju. Aga nende lõuatõmmete juurde tagasi tulles tegelikult praegu tuli meelde, et kui nüüd originaali vaadata, siis seal nad tegid veel rohkem. Et see on võib-olla ka niisugune USA või see, et ikka sa pead ikka näitama, et sa teed ikka väga palju. Et ei oleks mingit küsimust, kes teeb kõige rohkem. Et me isegi esimestes raamatus natukene originaaliga võrreldes tõime nagu alla seda, et oleks nagu lihtsam sinna jõuda. Aga ega kui 3. raamatuga, kui mõelda, et on
2,5 aastat järjest igapäevaselt teinud, siis noh, ma arvan, et see on täiesti võimalik tase, kuhu saada. aga jah, tüdrukute mõttes ma arvan, kõik on võrdne. Ma omalt poolt kommenteeriksin seda, et see oleneb inimesest, oleneb lapsest ka, et võib olla vabalt selline takistus endal peas, et okei, see on mingi militaarne, ainult poisid ja asjad, et see ongi selline otse kui selline esmane blokeering ees, on ju. sest mina, kui ma oleks andnud oma tütrele selle, näed, siin on, ma ei tea, distsipliin võrdub vabadus ja siin mingi harjumused ja mingi ladunud kohe sinna ette, et see on see, millest see raamat on, sest mul on palju paremaid raamatuid, mida lugeda, on ju. Et siis mul ei olnud seda sellist vastusurumist, sellepärast et lugemine on meie peres ühine kvaliteetaja vorm, mis on varasemalt juba sisse juurutatud. Ja siis oligi see, et näed, nüüd hakkame lihtsalt loeme seda raamatut. Ja teine asi siis oligi see, et me esimese raamatu lugemisel, kui me esimest korda lugesime, siis oligi see, et me tegimegi iga peatüki lõpus pausi ja arutlesime nendel teemadel lihtsalt, et mõnikord oli see hästi lühikene arutelu, sest ei kerkinud midagi ülesse. Mõnikord oli see, et me arutlesime pikemalt, kui seda peatükki lugesime. Et siis ma saangi ise ju tuua kas elulisi näiteid või viidata tagasi lapse enda varasemale kogemusele, millest ma teadlik olen, on ju. Nonii, kas Tanel hangus ära? nii, aga ma tahtsingi siia juurde küsida, et äkki teised tahavad ka jagada, kuidas teie arvates seda raamatut nagu arukalt või tõhusalt lapsega koos kasutada. nii, Tanel tuli ka tagasi. No mis me teeme, on see, et me võtamegi tavaliselt ühe peatüki korraga ja siis loeme, teeme pause seal vahepeal, kui ma näen, et on mingisugused sõnad või mingisugused terminid, millest ta ilmselt aru ei saa veel. Et siis ma küsimustega nagu püüan suunata teda ise mõtlema, ise aru saama, mida see võiks tähendada. Üks oluline asi, mis ma tahtsin välja tuua, millel Tanel väga hästi viitas ennem, on see, et kogu see ülima vastutuse filosoofia ja siis ka, eks ole, Jocko Willink ka, endine eriväelane, et see võib jah inimestele esimese reaktsioonina tõmmata mingisuguse ploki üles, et tegu on mingisuguse, et kas mu lapsest saab siis sõjaard või mis värk nagu on sellega, on ju. Et siis see kõik on tegelikult alusetu hirm, sellepärast et raamat tõesti keskendub lihtsalt nagu lapse vaatepunktist sellele, mis väljakutsed nagu lastel on ja kuidas siis kasutada neid samu printsiipe, mis on universaalsed, selleks, et lapsed saaksid ka siis tunda, et nad omavad kontrolli enda elu üle ja nii-öelda võtavad siis vastutust juba noores eas. Muide, kas te olete tähele pannud seal, eriti teises osas oli see, kui ta pidi seal, ehk siis Mark pidi minema jiu-jitsu treeneriga läbi rääkima või noh, ei pidanud, ta tahtis läbi rääkida, kuidas saada tal sõber trenni. Ja seal oli kas 2 või 3 korral isegi oli see, et onu Jaak siis, eks ju, läks koos temaga trenni kaasa ja siis nad arutasid läbi Margiga, et mida ta peaks rääkima, aga kunagi ei läinud Jaak ise selle treeneriga rääkima. Et seda on nagu tihti, et noh, me täiskasvanuga ikka tahame, täiskasvanuna tahame ise aidata ja teha ja sihuke, et noh, kui ma lapsega koos loen seda, et siis see mind pani hullult nagu mõtlema, et okei, aga mis hetki, mis olukordi mul on veel tegelikult, kus ma tegelikult saaksin anda lapsele, et kuule, mine tee ise tegelikult. Sina vastutad, sina tahad rääkida, sest see ju tegelikult valmistab täpselt ette teda ükskõik mis muuks järgmiseks asjaks elus. Et see on niisugune asi, mida kindlasti tasub väga jälgida ja hakata nagu rohkem endas märkama, et kuidas ma aitan lapsel päriselt õnnestuda, mitte see, et ma teen kiirem ja lihtsam on alati ise teha, aga selles mõttes, et see onu Jaak näitab eeskuju päris tihti, et kuidas anda võimalust lapsel teha rohkem, kui me lastest ka tihti nagu ootame või eeldame. See on väga hea point. Jah, palun jätka. Jah, võitjate mõtteviisi haara initsiatiivi, et kui sellega üle panna, et haarad liiga palju initsiatiivi ja teed laste eest liiga palju asju ära, siis sellega me võtame neil ära võimaluse ise nagu kasvada ja siis kui laps ise teeb ja näeb, et ta saab hakkama, siis temast kasvab ka see enesekindlus, mis jääb temaga kogu eluks.
ja meil on see sama asi, mida sa, Martin, välja tõid, on meil juba selline, kui me raamatut lugesime, selline läbiv nali juba, et kui jälle Margil tekib ootus või lootus, et nüüd Jaak tuleb ja päästab ära, onu Jaak on ju, siis me teeme pausi, mis te arvate, mis onu Jaak ütleb selle peale? Ja siis lapsed vastavad juba ise, me juba teame, mis see onu Jaak vastab selle peale. Et see nii-öelda kommentaar või see õppetund ei jäänud meie peres ka märkamata. Et anda lapsele ise võimalus tulla läbi siis keerulistest olukordadest, mis vanema kõige parema hinnangu järgi on ikkagi hea kohane, on ju. Et ma ei lükka teda täiesti sügavasse basseini, kui ta üldse ei oska ujuda, on ju. Et niimoodi võib päris lukku tõmmata. See on ka hea mõte, mis sa praegu välja tood, keegi enne ka ütles, et seal noh, ta on üldiselt hästi lihtne lugeda. Aga eks me ka natuke olime nagu mitte hädas, aga nagu arutasime seda, et kus kohas, kui keerulist teksti peaks kasutama. Sest noh, mõnes mõttes see 8–10–12, no 8 ja 12 on ikka väga erinevad ju lapsed. Ja nende see sõnavara ja kõik, aga kus ma nii-öelda originaaliga võrreldes märkasin seda ka, et Choco pigem kasutab keerulisi sõnu kui võimalik või noh, niimoodi nagu jätab sisse ja ma loodan, me selle tasakaalu ka leidsime mõistlikult, et just anda võimalust selleks, et lootes, et lapsevanem loeb koos, et siis tekibki see küsimus, oota, kuule, mis see sõna täpselt tähendab või mis see sellega, mis siin selle mõeldi, et siis tekiks see arutelu koht või nagu nii-öelda laps saaks õppida midagi muud või midagi uut sellest niisugusest lugemisest, et ta ei ole nagu liiga lihtne ka. Et kusjuures seda võite nagu, kui järgmine kord loete või kuulate, võite mõelda, et kas mingit kohta võib keerulisemaks teha, sest ega kui me peame varsti kordustrüki loodetavasti tegema, et siis saab jälle nagu muuta või paremaks teha. Mina tahaksin just sind tõlkija ja mugandajana tunnustada just selle eest, et mina tunnen küll, et näiteks kui me 3. raamatut lugesime, siis mõtlesin pärast seda neid peatükke, et kuidas ma oleks ise puusalt ilma nagu selle raamatu, kuidas ma oleks ego kontseptsiooni 8 ja 10 aastasele selgitanud. Siis mõtlesin, ikka päris korralikult pead ragistama, on ju. Õnneks raamat tegi selle ja oli juba mulle nagu ära teinud või ukse vähemalt avanud, siis ma sain ise lihtsalt otse kui nii-öelda kommenteerida ja värvi anda ja mingid näiteid tuua veel juurde, on ju. Või samamoodi esimeses raamatus enesedistsipliin, on ju. Et noh, ma ei tea, tahtejõud ja teed ja mis iganes distsipliin võrdub vabadus, no mis ma ütlen, kuidas selgitan 8-aastasele seda. Et siis see raamat nagu minu arust võrdlemisi minu laste arusaamise nii-öelda tasemel või sellise keelekasutusega tegi väga head tööd nagu, nende kontseptsioonide selgitamisega. Ja teine asi muidugi mugandajana üliäge, et on eestipärased näited. No. Me oleme Tartust pärit, me elasime Karlovas, nad läksid Karlovasse kuskile purksi sinna, me teame Karlovat, lastel nii suur rõõm ka, nagu, et jumala äge asi. No. Ja ma võtan korra üle, mina väga hindan seda, kui asjadest või asju nimetatakse õigete sõnadega ja just, et saabki seda keelt siis rikastada. Ja minul on selline 5-6 tütar ja tema vähemalt esimest 2 osa ka kuulas väga huviga, saame nüüd vaadata, 3. osa meieni veel ei ole jõudnud, ootame põnevusega, et kas ta nüüd siis kuulab seda ka. Aga üks selline kriitika, mida ma siin ühelt lähedaselt täiskasvanult kuulsin, oli see, et ta luges nagu paar nagu peatükki, siis ütles, et kas see peab selline drill siis ikkagi nagu lastele nagu olema või nii vara hommikul ärkama või siuke, on ju. Noh, meie peres lapsed ärkavad siis, kui nad ärkavad, on ju, aga mingi selline see distsipliin, et neil on nagu hommikukavad 10 asja, mis neil tuleb ära teha enne, kui nad sööma saavad. Ja kui me seda hoiame, siis see päev läheb hoopis teistmoodi nagu käima või nad on nagu päevaks valmis. Et kui see läheb nagu kuidagi ei lähe siis selle kokkuleppe järgi, et siis ma saan juba aru, et see päeva algus on juba teistsugune, see annab kogu ülejäänud päevale ka nagu siukse meki. Et ma arvan, et lapsed on targemad, kui me arvame ja nad võtavad sealt raamatust just seda, mida nad hetkel, milleks nad on valmis ja mida nad vajavad. Et ma arvan, et nad ei kuulegi võib-olla nii palju seda militaari, mis just see täiskasvanud tõi välja, et kuule, et see on ikkagi väga militaarne värk seal. No, minu 10-aastasel tütrel on mitu korda on küsimus, et ma nüüd esimese 2 raamatu kohta ma ei oska näidet tuua. Sest need on, see 3. on rohkem siin peas, et ongi, et kui mingi olukord oli, ma arvan, et see oli see, kus Mark pidi õhtul džitsi trenni minema ja enne seda vist juba pidi tööd tegema, oma business, mis tal oli seal. Ja siis mõtles oma peas,
et äkki jätab täna hommikul trenni vahele. Ja siis tuli välja, et onu Jaak arvab, et see ei ole nagu hea mõte, onju. Ja siis mul tütre oli küll, aga miks, aga tegelikult ta ju teeb juba ükskord trenni, nagu miks ta siis miks ta nii karm on selle Margiga nagu. Ja see ongi see, et see on minu arust ülihea võimalus jällegi lihtsalt arutleda nagu nendel teemadel. Et ükski raamat, mida me loeme, või ükski multikas või film, mida me oleme vaadanud, ei ole 100% kattu meie pere väärtushinnangutega või see, kuidas mina asju näen ja kuidas mida mina tahan lastele edasi anda suhtumistega ja nii edasi. Et need isegi kui tulevad sellised lahkhelid või hõõrumised väärtushinnangutega sellega, mis seal raamatus on, see on minu arust ülihea arutlemise koht, kus me saamegi arutleda, miks see onu Jaak selliselt arvab, mis selle nii-öelda tagamõte on, mis meie arvame, mis laps arvab. Et see ei ole õiget või valet, see on lihtsalt see, kuidas onu Jaak on oma taustaga ja kuidas ta enda parema äranägemise järgi Marki tahab toetada ja suunata. Et minu arust need on kõige ägedamad ja sügavamad vestlused olnud ja kõige, kus laps on nagu emotsionaalselt investeeritud ka teemasse nagu, et siis minu arust on need kõige ägedamad kohad, mis üles saavad kerkida. Mulle väga meeldib see, kuidas sa lähened sellele kõigele, sest et võiks ka ju täiesti vabalt lihtsalt lapsele öelda, et kuna onu Jaak teeb nii, siis sa hakkad ka nii tegema, nii läks. Toeng lamang võtta, onju. Et see kõik on jah, väga selline paindlik ja tuleks võtta nii-öelda nagu kergelt just, et arutleda neid teemasid ja leida siis see mingisugune terake, mingi kasulik terake sealt enda jaoks. kuidas te muide Väga- ise? Väga sagedasti lapsega ongi see, et ega ma ise ka ei lähe targutama, et mis on õige või vale, aga see ongi näiteks sellises samas olukorras, ma võingi küsida lapse käest, aga miks onu Jaak seda sellise suhtumisega on või miks tema arvas, et ei peaks olema, et panna last mõtlema, võtma teise inimese perspektiivi juba, nagu milline äge nii-öelda empaatia treening on, et sa läbirääkimiste treening, sa võtad teise inimese perspektiivi, proovid näha tema vaatevinklit, siis argumenteerid enda vaatevinklit ja siis mõnikord räägib ennast hoopis onu Jaagu usku, mõnikord jääb enda nii-öelda asjade juurde, liistude juurde, mõnikord mingi kolmas, mingi vahepealne asi on ju. Et ei peagi ise väga palju suunama ja nagu moraali lugema, vaid küsimusi küsima. Ja nagu, miks nii? Miks sina nii arvad? Miks tema niimoodi arvab? Mis võiks selle plussid olla? Mis võiks selle kasud olla? Ja nii edasi, et minust ägedad vestluse algatajad. kuna kõikides nendes raamatutes on nii palju erinevaid siukseid pisikesi teemasid, on ju, et igas raamatus on üks poiss, kellega Mark tegeleb, pluss siis igasugused tema isiklikud emotsionaalsed teemad ka näiteks, kuidas ta asjadesse suhtub, rahateemad hakkab seal on ju ka raha teenima ja kõik muud asjad, et seal on hästi palju siukseid pisikesi teemaliine, millega ta kogu aeg tegeleb ja millega meie kõik inimestena ja lapsed samamoodi igapäevaselt tegelevad. Et kas seal on ka mingeid siukseid lugusid olnud, millest ei saa nagu täpselt aru või ei samastu täpselt või ei oska nagu kaasa haarata või siukest muret ei ole olnud? On mingisugused asjad, mis alguses on nagu, no mitte konfliktsed, aga nagu arusaamatud või miks ta nii teeb või miks onu Jaak talle niimoodi neid asju nagu õpetab või miks onu Jaak tahab, et ta nii teeks. Aga siis nagu Tanel välja tõi, et see on jälle selline väga hea koht, kus arutledagi selle teema üle, et aru saada, mis värk siis on. Et siiamaani meil on nagu, me oleme kõik need teemad nagu saanud ilusti läbi arutada ja poiss on nagu lõpuks aru saanud, et mille jaoks üks või teine siis nii-öelda mingi suhtumisviis või käitumisviis vajalik on, et mis see kasu on nendel asjadel, mida nad seal raamatus teevad. Et siis kõik oleneb ikkagi sellest, kellega koos loetakse, jah? Et kes oskab seda asja aidata lahti mõtestada. Kindlasti see on suur faktor ja üks asi, mis ma tahtsin veel välja tuua, on see, et need arutelud lapsega, see on tegelikult ju kvaliteetaeg ja see kasvatab ka seda suhet lapsega tegelikult palju tugevamaks, mis teeb ka tegelikult lapse kasvatamise lihtsamaks suures plaanis, et on vähem igasuguseid konflikte ja olukordi, kus on väga raske koostööd saavutada. Raamatut, tahaks öelda midagi? Ma võin kusjuures selle kohta
eriti see esimene osa oli tõlkimise mõttes kõige raskem, sest seal oli hästi sihuke hästi spetsiifilist, kuigi ta on no, USA versioonis ei rääkinud, eks ju, kordagi mingist linnast ega asjast, aga Eestis nagu leida seda paralleeli oli hästi keeruline. ja seal ma küll mitmes kohas oli see, et just, et noh, isegi kui ma ise näiteks ei nõustu otseselt, et ma tegelikult oleks veel tahtnud sinna juurde kirjeldada, kuidas selle õppimise, kuidas neid mälukaarte kasutada ja mille jaoks seda veel teha ja mingit, hoopis nagu mingit teist stiili sinna juurde panna. siis me päris palju Sillega ja selle toimetajaga ka siin arutasime, et noh, et mida siis võib muuta ja mida ei või. et noh, ma tegelikult noh, oleks tahtnud veel rohkem mõnda asja muuta, aga asi on see, nojah, aga see ei ole, see on ikkagi tõlkimine, eks ju. kuigi Choco õnneks, kes ei tea, siis me küll, kas me võime muuta ära, sest noh, näiteks originaalis nad õppisid USA presidente, mitte seal neid riike ja asju. et noh, palju võib siis muuta. siis ta ütles, et tehke, mis tahate. et täiesti nagu, mõnes mõttes hästi nagu kõva respekt temalt või usaldus nagu meie vastu. siis ta nagu saab aru, et noh, me ei ole mõtet Eesti lapsele õppida USA presidente, kui keegi seda siin ei tee, et miks me siis sellest raamatust räägime. aga jah, et me ikkagi üritasime tegelikult muuta võimalikult vähe. et nii palju kui vaja, aga võimalikult vähe, et tõesti jääks see sama nagu siin välja tuleb, et igalühel oma tõlgendamise ruum ja oma võimalus siis seda arutada ja öelda, kas ei või jah, et ega jah, seal ei olegi, nagu Tanel ütles, et noh, kuna ühegi raamatuga ei ole see, et ma pean 100% nõus olema. ja mul on hea meel kuulda, et neid arutelupunkte tekib ja seda võimalust erinevaks lähenemiseks. Väga toredad mõtted on siin meil kogu aeg olnud. Tahaks lõputult isegi vestelda. Ma tahtsin küsida raamatute sisusid nagu kokkuvõttes, et raamatus on läbiv teema see koodeksi kirjapanemine, mis on justkui siis ka needsamad põhimõtted, mida Combat Ready koolitustel õpetab, aga lihtsalt siis lastele pandud keeles, et kas see on ka miski, mida te olete mingil moel kasutusele võtnud, mingisugused punktid, mingid põhimõtted, mingid siuksed mingi raamistik nii-öelda, mille ümber siis kuidagi oma igapäevaelu vaadata või? jah, selles vanuses praegu on peamine teema see, et me ei anna kunagi alla, et me võime võtta pausi, maha rahuneda, teha mingeid muid asju, aga kui meil on mingi tegevus, mis tundub esialgu ületamatu, siis me tuleme selle juurde mingi hetk tagasi ja proovime uuesti. ja nende tegevustega siiamaani nagu lõpuks ikkagi kõik asjad saanud ilusti tehtud ja poiss ise on nii õnnelik selle üle, kui mingisugune asi, mis alguses tundub hästi raske ja keeruline, saab tehtud. ja ma ise sarnase asjaga, eriti just kui ma 8-aastase poega, me käime koos seina peal ronimistrennis. no mitte treeneriga, aga ise on ju. et siis, et seal samamoodi nagu väga palju asju, kui sa oma võimete piiri peal ronid, siis väga palju radasid sa ei tee lihtsalt esimese korraga ära. ei ole, muidu, noh siis sa lihtsalt teed liiga lihtsaid radasid, on ju. ja see oligi, üks asi on see raamat jällegi toob selle asja meeleväljale, aga jällegi ma ütleks, kõige suurem mõju lapsele ikkagi lapsevanema enda eeskuju on ju, et kas ma ise ka siis elan nende põhimõtete järgi, mida me siis tahame lapsele edasi anda. ja siis ma mäletan, et laps nägi mind ühte rada tegemas mingi 20 korda, lihtsalt kukkusin läbi alla ja ei õnnestunudki teha. ja siis vahepeal ma käisin ilma temata trennis. ja siis, kui ma läksin uuesti 3. korda, läksin temaga ja siis ma olin selle raja ära teinud. ja siis ma ütlesingi, et mäletad, poja, mäletad, kui ma seda punast rada tegin 20 korda ei teinudki ära, et ma eelmine kord tegin ära, ma tegin veel 10 korda ja siis alles tegin ära nagu. ja siis just sellel samal trennil, kui me rääkisime, siis ma näitasin talle, kuidas ma nüüd ära tegin ja ma päriselt ka tegin ära, mitte ei ütle nagu. ja siis tal oli üks rada, mida ta nägi teisi, kes teevad treeneriga trenni. Tema suurused poisid tegid ära ja ta ise lihtsalt ei suutnud. Kõrgel ka 3 meetri kõrgusel nagu ei julgenud, ei teinud. Vahepeal läks juba närvi ja ütles, et ma ei taha enam kunagi siia trenni tulla. Ja siis ma ütlesin, okei, istu ja rahune, ma läksin, tegin enda radasid edasi. Ja siis vahepeal tulen, vaatan, mis ta teeb ja siis vaatan, tüüp nokitseb ja ronib seda sama rada ikkagi. Ja siis mingi hetk nägin, kuidas ta jõudiski sinna viimase nukini ja tegi ära. Siis hüppas alla ja siis ta nägi, et mina nägin ka, sest näed, kuidas ta läks lihtsalt nii uhkust nagu täis, et see on nüüd jagatud kogemus, et sa nägid, et ma tegin ära, sa tead, et see ei tulnud lihtsasti ja nii edasi, et selline järjepidevus
ja seesama nagu mitte lihtsasti alla andmine, et see on viimase aastaga meil pojal väga-väga nagu arenenud ja talle endale pilti, ta ise toob selle teema, et see on see, kuidas ta ennast ka nüüd juba defineerib. Et see on hästi äge olnud. Ja teine asi, et meie nii-öelda perekoodeks on üks asi on see, et kui me laename asju, siis me alati anname sellele asja omanikule tagasi paremas seisus, kui ta ennem oli. Ja siis ükskord jälle tuli jutuks, et ongi, ma ei mäleta, mis see oli. Pidime koristama, mingi puhastama, siis laps, nagu miks nagu, et see nagu me ei kasutanudki seda eriti ja umbes, et see on juba samas seisus, mis oli, aga näed, see on meie pere üks põhimõte, on ju. Et see on see, kuidas me tahame inimestele otse kui tagasi anda, kes meid aitavad, on ju. Et siis, et ma julgustakski mõtlema ka, olgu see siis koodeksi või mingi muu terminiga, kuidas iganes silti tahad keegi panna, et enda pere selline väärtushinnangute koodeks või nimekiri või mis iganes. Ja siis vaadata, kas me ise ka selle järgi elame, et mitte ei ole ainult mingi ilus poster kuskil seina peal, või siis korraks teeme ja siis ununeb sahtlisse ja ei ole midagi sellest. Sa tõid välja väga olulise asja, et lapsed teevad seda, mida me teeme, mitte seda, mida me ütleme. Ja need siis kokkulepitud kord või siis nii-öelda oma kodureeglid aitavad ennast ka distsiplineerida. Sest kui mina neid asju ei tee, siis miks minu laps peaks neid asju tegema? Jep, ma tahtsingi enne teie käest küsida, et kui te lastega räägite, et noh, mida Mark siin olukorras teeks, siis et kas te enda käest ka sama küsimus küsite või noh, nagu enne Martin tõi näiteks, et enda käest küsida, et mida Jaak siin teeks, on ju. Väga lahe. Ma tunnen, Mida? et mul on see enda see sisemine kubes väga hästi arenenud, et ma ei pea küsima, mida Jaak teeks. Mulle üks osa endast on piisavalt hea kubes mulle endale juba. Et hoiab joonel ja hoiab distsipliini. Väga hea, siis peab sind ka panema kuskile koolitust tegema, kuidas enda kupjaks saada. Ma pean vastupidist, ma töötan teraapiaga sellest, kuidas seda kubest natukene leevendada. No, meile kõigile antud oma taagad kaasa. Ma tahaks natukene kuulda ka sellest, mida Tanel seal Combat Ready Youth'iga teeb, et kui seda poolt nüüd kokku tõmmata, kas keegi tunneb, et on midagi selle raamatu sisuga või raamatu kasutamisega või potentsiaalsele tulevasele lugejale veel midagi ütlemata olulist jäänud? Ma ütleks seda, et kui sa oled hetkel kahe vahel, kas osta neid raamatuid või mitte, siis kindlasti osta. See võib olla nagu reaalselt ka elu muutev kogemus. Väga tore. Reklaamipausina võin Ma öelda, et kuu lõpuni on soodushinnad kodulehel. ja siis ma tahaks seda Jaagule juurde lisada, et kui näiteks mis iganes põhjusel, näiteks vanematel endal ei ole harjumust lugeda raamatuid, lapsed ei ole suured lugejad, et siis see ei saa ka takistuseks saada, sest audioraamatud on olemas, heliraamatud 2 esimesest osast, võib-olla tuleb lähiajal ka 3, aga sest me oleme neid raamatuid lugenud, aga me kasutame, meil on kooli ja koju sõit 20 minutit, ühistranspordiga lapsed ei saa käia, sest me elame sellises kohas praegu ja siis me kuulamegi väga sagedasti, kuulame esimest ja teist osa heliraamatuna ja siis meil poeg käib meile jujitsus ka ja siis kui ta läks esimesse jujitsu trenni, siis ma tahan kuulata seda, kuidas Mark läks esimest korda jujitsu trenni, ma tahan seda kuulata, et ennast nüüd nii-öelda valmis panna otse kui, et mõnikord tulevad need lihtsalt, et kuulame jutti, mõnikord nad juba teavad, ma tahan seda peatükki kuulata nüüd on ju. Et siis kui ei ole seda lugemisharjumus või elutempo on nii kiire, et siis noh, heliraamatut või audioraamatut ei ole väga keeruline kuulata, kui sa lastega koos näiteks mingit logistikat teed, lähed poodi, kuulad ühe peatüki ära. Peatükid ei ole väga pikad, mingi 7, 8, 12 minutit enamus peatükid. Et see on nagu võib-olla kas lihtsam, mugavam või siis kui lapsed on harjunud kuulama mingit unejutte või asju, siis võib vabalt kas või unejutuna kuulata neid asju. Et need ei ole nagu, ma ei tea, Harry Potter, et pärast ei saa magama jääda, sest midagi väga õudset juhtus. Meil on ainuke asi see, et üks peatükk veel, see on ainuke asi, mis võib tulla.
ja mul tuli see meelde, et me tahtsime ka koostööd teha filmiga, ehk et tegelikult esimesest osast on välja tulnud ka ingliskeelne film ja need, kellel on Apple TV ligipääs, siis need saavad ingliskeelset filmi oma lapsega seal vaadata ja siis toredasti võrrelda, et kas need tegelased, keda siis raamatus ette kujutad, on ka filmis niisugused. Et tihtipeale need on, minu jaoks on väga põnev alati raamatut lugeda ja filmi vaadata, et kas need isikud on niisugused, nagu ma ise raamatut lugedes ette kujutasin. Aga jaa, aitäh kõigile, Karin tahab midagi öelda veel. ja mul on lihtsalt üks lugu, mis mind tõesti üllatas see suvi, et jällegi, et me loeme neid raamatuid siis, kui lapsed tulevad, ütlevad, et võtame selle raamatu jälle ette ja siis me loeme selle läbi, siis on jälle paus, on ju. Aga et kuidas vahepeal lapsed juhivad mind isegi palju paremini, kui ma ise võib-olla suudan ennast juhtida. Meil oli niisugune olukord suvel, kus me olime järvel paadiga ja siis seal paadi taga tegime tuubisõitu ja mina tundsin ennast väga ebamugavalt seal. Siis esiteks mul oli see, et okei, et kas ma olen valmis üle oma siis hirmu astuma. Okei, ma ronisin sinna tuubi peale oma poja kõrvale, on ju. Ja mis sellele järgnes oli see, et ta küsib mu käest, et emme, kas sa kardad? Muidugi ma kardan, on ju. Ja siis oli see küsimus, et kas sa tahad ulume nagu hundid? Ma saan küll aru, kust kohast sa selle küsimuse võtsid, on ju, et üliäge moment, ma olin lihtsalt nii liigutatud, samal ajal ma nii kartsin ja siis, et noh, nii sellised nagu väiksed asjad, nii naelapea pihta, mul polnud endal üldse see meeleski selles hetkes, on ju. Ja siis me ulgusime, ta ütles, et ma enne juba ka ise üksinda tegin, aga nüüd ulume koos, on ju, et noh, et päriselt, et see tegu loebki, on ju. Ja siis see hirm siin, see pinge läks maha ja nagu üliäge, et see mõte on võib-olla selles, et laseme lastel vahepeal ennast juhtida ja mõjutada. Nad on targad. Täiega tore lugu. Väga elumuutev. Aitäh, et sa jagasid. Aga jaa, Tanel, räägi meile nüüd siis paari sõnaga sellest, et mis Combat Ready Youth on ja mis põnev projekt teil praegu ja tulevikus ees ootamas on. et see Combat Ready Youth või siis noorte nii-öelda Combat Ready sai suuresti loodudki inspireerituna nendest lasteraamatutest ja nendest kogemustest, mis Remol on olnud enda tütrega, minul on enda lastega olnud, Martinil ja nii edasi, et selle nii-öelda meie visioon on siis luua noortele suunatud, esialgu 8–12-aastastele lastele suunatud selline enesearengu, enesejuhtimise programm. Ja me oleme siin teinud 30 perega pilootgrupi septembris-oktoobris vastutuse võtmise teemal, kus noored lapsed siis pidid iseenda hommiku ja õhtu rutiinid looma, kirja panema ja siis neid kuu jooksul järgima ja see oli päris äge nagu. Kui vanemad ütlevad, muidu lapsed venisid voodist välja, siis nüüd on enne vanemaid üleval duši all käinud, teevad oma linnukesed igale poole asjad ära, mis neil oli seal hommikurituaalides ja asjades, panevad õhtul endale asjad valmis ja nii edasi. Ja siis meil on üks pilootgrupp käimas praegu ühe Tallinna erakooliga, kus on 10-aastased poisteklass meil sotsiaalsete oskuste õppes, nii-öelda õpetajaga teeme koostööd ja vanematega. Ja just käivitasime emotsioonide juhtimise pilootgrupiga, millega liitus üle 130 pere, mis saab enne jõulusid läbi, et nendest nii-öelda vastutuse võtmise pilootgrupp, mis on juba lõpetanud, siis erakooliga see sotsiaalsete oskuste pilootgrupp ja nüüd see emotsioonide juhtimise pilootgrupp, et nende tulemusel ja tagasisides siis me uuel aastal lansseerime selle enesearenguprogrammi, mis siis igal kuul võtab fookusesse ühe konkreetse oskuste sellise komplekti. Et seal saavad olema, see ongi see vastutuse võtmine, siis on enese ja emotsioonide juhtimine, siis on sotsiaalsed oskused, siis on kasvumõtteviis ja seesama südikus ja järjepidevus, mida Jaak siin ka välja tõi, on ju, et ei anna kergesti alla või kui eksimused tulevad, kuidas me nendest õppida saame. Ja siis 5. oskuste komplekt on siis tervislikud harjumused, mille hulka tänapäeval saab panna ka digihügieeni ja digiseadmete kasutuse ja harjumused. Et see on see, kuhu me siis liigume ja siis maksab silmad lahti hoida, kui see teema huvitab, et uuel aastal 1. kvartalil saame selle käima lükata. Väga lahe, teil on nii palju perekondasid, keda te juba praegu saate mõjutada ja näha on, et huvi siis on suur juba selle esimese lansseerimise pealt.
meil see 3. klassi juhatajaga, kui meil see üks programm on lõppemas, siis meid juba tuli 5. klassi õpetaja, ütles ka, kuule, ma tahaks ka. kuidas me saame, kas me saame enne jõule minu poistele ka teha, minu klassile ka teha sellesama asja. et eks need, noh, eks me õpime, võtame tagasisidet, korrigeerime, teeme väikeseid mugandusi ja suunamuutusi ja siis kui meil esimesel kvartalil järgmine aasta välja tuleb, siis on juba mitte versioon 1, aga versioon 2 või 3 juba. väga lahe, Miia pani siia lingi ka, et saate tutvuda combatreadyyouth.com ja Taneli meiliaadress on ka seal kirjas, et siis saate Tanelile kirjutada ja ennast kuskile ooteliste huvilisti panna, et järgmisi projekte siis ootama jääda. ja kes on Facebook Live'is, siis ma panin sinna kommentaaridesse ka nii selle Youth'i kui raamatu lingi. Nüüd peaksid meil kõik lingid olema olemas et kellel on huvi, leiab raamatud, leiab heliraamatud, leiab filmi ja Combat Ready Youthi noorte programmi siis ka. Minu meelest me oleme väga hästi graafikus, kuidas teile tundub, kas on veel miskit, mida tahaks, mis kuskil veel kriibib? Ei kriibi kellelgi midagi. Siis saadame rõõmuga kõikidele tellijatele järgmise nädala alguses meie 3. raamatu välja. Ootame põnevusega tagasisidet ja uuel aastal tuleb ilmselt ikka siis 4. raamat ka ette võtta, et oleme saanud väga palju tagasisidet, et lapsed ootavad, et teada, kuidas edasi seiklused lähevad. Nii et mina tänan kõiki osalejaid väga meeleoluka ja väga asjaliku arutelu eest, et ma usun, et lapsevanemad said nii mõndagi siit endale kõrva taha. Ja kohtume siis järgmistel seiklustel või? Teeme nii, distsipliin võrdub vabadus ja suur tänu kõigile, tšau. aitäh, tšau.